mängija, kellega sa mängid. Jõuduga lahti Ivanovilt nüüd kõrge pall ja see on natukene pikk, aga Männilaan toob keskele tagasi ja pall on lahti. No, mehi lendab seal kahte lehte, Pareiko lendas niimoodi välja, nagu väravat tulema peab. Aga siit on esimene, ei Pareiko teeb supertõrje. Aga seal on haiget saanud Danil Pareiko muidugi näost. Ma lugesin välja küsimuse, et kas äkki saaks kuidagi nii, et natukene aitate mind. Siin tegelikult jah, Kask väga hästi pööras ja... No hästi pööras, aga Pareiko tegi... Seda esimest momenti veel, jah? Ja see on see esimene Pareiko tegutseb kampanja ka. Selline vea piiri peal. No nüüd on pall kastis. Hästi pööras Kask sealt läbi ja Pareiko uuesti. Pall on kastis, Kask uuesti. Trans püsib elus. Trans püsib praegu tänu Danil ülitähtsad sammud eest postist vastu, mis siis tegi selle nurga keeruliseks. Ei jõudnud õigesse kohta sinna värava ette, kus oleks tegelikult tühja lükkamise vaev olnud. Aga tuleb juba Kalju uuesti. Kõrgel ja mööda. Nikita Andreev aplodeerib omadele, tahab sel aastal tulla Eesti meistriks. No, kindlasti tahab, et siin on teisi meeskondasid ka, kes tahavad meistriks tulla. No, natukene ennatlik on neid järeldusi, kus Paladees ootamas on, aga kindel on see, et ega Nikita Andreev ja tema treeneritest tahab selle peale mõtlema. Siit tuleb kaarti ka. Opa, antakse Männilaanele. Nii pidi otsus. No nii, Mattias Männilaan ei ole sellega. Mõlemad tirivad. Ja, mõlemad tirivad, jaa. Aga kui mõlemad tirivad, siis no okei. Kui mängu peakohtunik nõnda otsustas. Ega siin ei oleks ka keegi mitte midagi öelnud, kui oleks lihtsalt näidanud mängu äärel need vabad mehed tegelikult olemas. Ja nüüd on Toke kastis, Toke saab värava ette tuua, Keero ei ulata varvast vahele. No natukene lühikeseks need puutsad seal jäid. Päris palju ruumi saab rahulikult valida. Velijevi peale. Ja Bergile lihtne. No jah, sellise palliga ei ole Velijevil midagi seal teha, et ei ole, tuleb ette posti teha täis kiirusel. Aga hästi pääses jooksu, Tambetuust oli ikkagi selgelt eespool. Selles mõttes... Pall kasti! Pole palju vaja ja sellel hooajal on ka Nõmme Kalju värava lukk lahti muugitud. Ja kes selle ära teeb? Aleksandr Ivanjušin paremalt senderdus kasti, anti talle ruumi valida ja Stanislav Agaptšev. Sir Alex Fergusoni, aga see on jalgpall. Nii, aga kuidas Agaptšev, kes siis tuli... Ja kes seal, kuidas Sofi kõrval on mul nüüd? Mehed on väravas, aga mitte pall. Nõmme Kalju pingilt palju, vaatame seda olukorda. Uuesti Toke saab seal. Hästi paneb keha vahele. No Itaba, seal on tõrje. Berg ja teeb õlaga tõrje ja Tambetuu, no mille hinnaga? Aga puhtalt mängib ära. Ja sealt päris pahasti võrgus maandub. Homne sünnipäevalaps muide. On jällegi natukene liiga tugev sõna siin. Oi, Männilaan on nüüd liini taga. Männilaan! Aga. Teab, et oli sulus ja oli ka. Ja super kohas muidugi Varjaks. Nii hästi mängiti läbi, aga... Ja siit hästi... Oi! Ja siit tuleb ja Danil Sõtšukov. No mis võtsid? Ja mis positsioonil mees mängib? Parem kaitsja. Parem ääremängija ja. Tallinna Kaleviest ei tulnud, aga näed, nüüd tuli. No väga. Teist meest palli taga ei ole. Ei ole liiga lähedalt, ei ole liiga kaugelt ja Musolitin on sinna väravasse neid ilusaid väravaid löönud küll. Natuke hilja kukub ja oli seal vist väike ripse, jah? Kellegi juuksed seal pihtas olid. Ja olidki juuksed konkreetselt. Santose pats järsku. 4-1-1 justkui hetkel kaitsefaasis asetus. Ja Pareiko natukene ebakindlalt nüüd tuleb välja. Musolitin! Nüüd on korraks Nii, aga Kalju tuleb. Jälle vasakut äärtpidu, oi kui hästi seal keeratakse maha. Ja Orlov natukene võib-olla mõtles siin üle. Või ei olnud see esimene puude vist kõige parem, ilmselt ei olnud see mõte. Ja ei olnud löögile minna. Ja ei saanud ka korralikku kahte puudet tehtud. Aga siin Vašuki tehnika ja Agaptšev. Hästi ja nõksuga. Ja ikka kaugele.
Tuli Orlovile, põrkas napilt enne pallid, kes need üles korjab. Ja praegu jälle Nõmme Kalju korjas ja siis on kohe kastis olukord tekkimas ka. On. Selja tagant jalgadesse ja see nägi välja küll nagu penalti. Enne pall korjati ülesse. Ja nüüd siin ei mängi ju selgelt palli ja me läheb tagant jalgade pihta. See on penalti ja siin kuhu märkme paberi peale kas või. Ja on Nõmme Kalju 2-1 81. minutil Mattias Männilaan ja Pareiko teadis, kuhu see löök tuleb, aga Männilaan. Oi, kus tuli ideaalne kõrgus ka. Ei jäänud palju puudu. Väravai jaoks tegelikult ideaalne kõrgus oli meetrike postist. Et siin Pareiko, arvan, et on see mäng nagu riiulisse ära naelutatud. Orlov leiab Männilaanel võimalus ja Männilaan! No keeras praegu tema kahjuks see vint sealt paremast postist. Aga vint jah. Ja oli Orlovil tegelikult 2 valikut. Männilaan paremal, siht vasakul. Räägivad seal praegu nii treenerite pingid, mängijad kui kohtunikud. Nii ja pall on kastis! Kõige parem võimalus teisel poolel tundub siin Narva Transi poolt ja Viktor Kudršovile palju 9 meetrit, kus pall kukub ette ja ainult ole mees. Ja viruta sisse, aga Bergile otse pihta. Oli vist natukene kaugemal, selline 10-11. Otsib varianti Narva Trans, et pall kasti viia, aga ei taha lasta Nõmme Kalju. Tuleb see üks pealöök veel seal Keerolt, aga ja nüüd on temal ka krambid. Ei ole jah, püsti kohe ja läheb edasi. Siin oli juba käärid. Ja mõni mees tahab juba käärid. Võidu möirgamine siit Nõmme Kalju pingi pealt on päris. Danil Sotšukov, sul ka täna ikkagi eriline mäng. Enne kui sinu isikliku esituse juurde jõuame, täna kaotusseisust tulite välja mingis mõttes hooaja kõige magusam võit. Jaa, raske mäng oli. Head tingimus jalgpalli mängimiseks, aga me kontrollisime mängu, ma ütleks, terve mängu vältel. See üks värav, mis neil tuli, oli raske ja siis panime juurde natuke ja siis lõime oma võimalusest ära. Seegi rohkem võimalusi oli, aga lõpuks tuli võit, see on kõigi tähtsam. Tere, seisa palun siia. Danil 1-2 kaotus, aga teie poolt, ma arvan, on siit ka positiivset kaasa võtta? Jaa, selles mõttes poissi tegid hea mängu, andsid ennast kõike, sellest ma ei saa neile midagi öelda. Kahjuks ei saanud täna siit punktid ära võtta, aga siin, nagu öeldakse, kaotustest me võtame rohkem kui võidudest. Ehk siis siin on palju mis vaadata, kus paremini teha ja siis